rääkides lugu Madisest, kellega juhtub midagi ootamatut, kui ta üritab kasutada mikrolaine ahju. Nii, ja hakkame pihta. Madise hommik algas väga tavaliselt. Ta võttis hambaharja, pani sinna hambapastat, pani selle suhu, hõõrus edasi-tagasi paar korda, loputas suu, pesi oma nägu. Ning seejärel kuivatas selle näo ilusti puhtaks, et saaks alustada imelise päevaga. Kerglevate, hüplevate sammudega liikus ta oma magamistoa suunas. Selita seljas tuiskas mööda koridori talle järgi. Kui ta tundis tühja tunnet. see tunne algas siit kuskil altpoolt, kuskil. Siit põlve juurest. Niimoodi pitsitas siit põlve tagant ja üle seest, ronides üles mööda poosa. Ta mõtles, mis sõna on poosa, aga siis ta mõistis see, mis ta on puus. Ja nõnda ennast analüüsides mõistis ta, et kõht on tühi. Kõhu tühja trummide moel võttis ta välja külmkappis kantri teemalise külmutatud laulu, mille ta pani mikrouuni. nii nuppudele vajutades kõlas imekaunis viis. Tiita, tata, tiita, tata, tarata. pärast kolmandat tuuri läks tolle silma väike pisar. küber. nuttis, sest Sa oli helisevalt valmis saanud tema südames oli rõõm ja kurb. puus korraga. la. Käsime!